Eesti esimesed saunameistrite Aufgussi meistrivõistlused on läbi, Eestis tehti taas kord ajalugu ja ütleme nii, et elamusspa juht on siin kõrval ja see publiku kisakära ja see vaimustus ja žürii täiesti pisarateni ovatsioonid. Sa oled saanud väga suure asjaga hakkama, palju õnne sulle! Juhuu! Kirjelda, mis tunne praegu on? Põhimõtteliselt nagu oleks rock-kontserdilt tulnud, sellepärast et nii nagu sa ise kuulsid, see möll seal saunas oli nii suur ja mul on hästi uhke tunne, et Eesti on saanud endale midagi uut juurde. Meil on saun, kus saab teatrietendusi ja meil on Eesti esimesed Aufgussi saunameistrid, nii et uhuu! Saunameistrid on maailma meistrivõistlustele, saunas rituaalid jätkuvad. Aufguss, ma teen kiire ülevaate, kuna ma olen kodus ikkagi oma töö ära teinud. On üks saunarituaalide selline assotsiatsioon ja sinna kuuluvad 17 erinevat riiki ja 22 Eesti vägevat show'd olid siin 3 päeva jooksul, 9 võistlejat oli nii? 9 võistlejat, 15 erinevat saunameistrit olid siis 3 päeval elamusspaas. 22 saunaetendust, nii nagu sa mainisid, ja see saun, kus need saunaetendused toimusid, mahutab siis 100 külalist korraga, nii et meil oli siin 3 päeva jooksul tuhandeid erinevaid emotsioone, oli naeru, oli pisaraid, oli ufosid, oli viikengite show'd, et see on äge. Eesti rahvas on Aufgussi enda südamesse võtnud, seda võin öelda nende 3 päeva põhjal. Ütleme nii, ma arvasin, et mind ei ole võimalik enam millegi üllatada. Uskuge, mind oli küll. Ma istun saunaloo, ma olen läbimärg, ma olen igine, ma istun täiesti võõraste inimestega, kes tundevad mulle minu parimad sõbrad. Me röögime, me elame kaasa sellele ägedale, emotsionaalsele üritusele ja see on midagi nii erilist, et ma arvan, et sinu jaoks oli ka tegelikult üllatus see, kui hästi Eesti publik selle vastu võttis. Jaa, sest ise ma käisin esimest korda Aufgussi rituaale kogemas sellises suures Aufgussi rituaali saunas 2 aastat tagasi ja siis oli minul endal täpselt sama küsimus, et mis siin toimub, et nagu kuhu veel, et saunas teeme teatrit ja me oleme vaikselt elamusspa publikut, saunalisi harjutanud oma väikestes saunades rätitehnikatega, aga kuna me oleme Aufgussi organisatsioonis, siis meil oli vaja luua selline suur saun ja nüüd me saame seda Aufgussi rituaali populaarsust ka Eestis järjest tõsta, nii et üli väge. Sa enne kui me rääkisime, sa ütlesid ka seda, et tegelikult näiteks kui norrakatele viidi see selline Aufgussi rituaalid, siis nendel läks sellega päris kaua aega, et rahvas omaks võtaks. Ma ütleks, et ma vaatasin seda eestlast, see on täitsa hull rahvas. Anna saun, anna möll, anna aplaus, ovatsioonid ja kõik käib, selline pidu käib saunaruumis, aga see käib südamest, et kuidas norrakatel siis rahulikumalt läks? Ei tea, vaata norrakad niikuinii, neil on külmem ja neil on pimedam seal ja nad on igavamad ka natuke. Et sellepärast neil võttiski kauem aega, et eestlased on saunarahvas, alles tuli välja uuring, et eestlased on ka teatrirahvas, nii et elamusspa on suutnud need 2 asja kokku panna, saun ja teater ja need 3 päeva näitasid, et aeg-ajalt ka sellised natukene kinnisemad eestlased läksid juba esimeste hetkedega sulasid lava peal, nii et ja kui need, kes ei jõudnud 3 päeva jooksul siia, siis Aufgussi etendused jätkuvad igapäevaselt elamusspa saunarituaalide nimekirjas ja kui on küsimus, et kuidas seal 100-kohalises saunas kuuma sisse saab, siis ütlen teile, jooksete kui kevadised kaset mahlast higistades lava peale, et see on üli äge. No minu arust on üliäge, et olete sellise erilise vägeva asjaga jälle hakkama saanud. Palju õnne teile, te olete vägevad, te olete tublid ja rahvast pidagi nüüd meeles järgmine kord, kui mees ja naine te teatrisse kutsub ära, ole kindel, et teatripiletid lähevad lihtsalt pidusaali ja madala kingaga. Neid kotti 2 juhuks! Mine tea, tõesti, teatrilaval käiakse täna juba trikoodes, elagu Eesti ja aitäh teile!